No tšau, sõbrad! Kas teate, mis päev täna on või? Täna on rahvusvaheline kirsitoorjuustu koogipäev ja ma mõtlesin, et teate, kuna päris värskeid kirsse ega mureleid veel ei ole, siis mina kasutan härmavilja omasid, sama head kui värsked, aga saab praegu ära teha. Et kuna ametlik siuke päev on, siis ma mõtlesin, võiks teha. Ja kuna tegelikult blogis on ju Vaarika toorjuustukook, mis on küpsetatud ja mis on megapopp praegu ja see on samamoodi üks loetumaid terves blogis, siis ma mõtlesin, et okei, ma teen teile ühe toorjuustukoogiga videona ja seekord teeme me siis küpsetamata toorjuustukoogi. Nii, kõigepealt ma võtan siis endale blenderi kannu ja sa võid seda teha köögikombainis kus iganes. Blenderi kannu ma panen küpsised, mandlilaastud, suhkru ja laseme selle ilusti puruks. Samal ajal juba paneme või ja tumeda šokolaadi ja sulatame selle vesivanniga ülesse. Ja siis põhimõtteliselt nagu ongi põhi juba varsti valmis on ju. Nüüd me paneme selle sama küpsise segu lihtsalt juba sulatatud šokolaadi ja või sisse ja segame ta lihtsalt ära. Ma võtan endale panni, pannile ma panen küpsetuspaberi alla, ma lõikan ääred ära ja ongi meil juba põhimõtteliselt valmis seda põhi siia vormi panemiseks. Vormi ma ühtlustan ilusti ära, ma natuke raputan teda, et terve see pealmine kiht läheb ilusti siidiseks. Nüüd ma panen lihtsalt selle põhja külmkappi, et ta natukene saaks taheneda enne, kui me edasi liigume. Nüüd ma võtan endale poti uuesti, ma panen siia sisse kirsid. Oo jaa, nii mõnus. Kirsile ma lisan Grand Marnier apelsinilikööri, suhkrut ja panen ta ilusti keema. Ja kui sa apelsinilikööri kasutada ei taha, siis sa võid kasutada ka apelsinimahla näiteks selle asemel või sidrunimahla. Sa näed, kui mõnusalt see kirsimoos praegu siin muliseb. Samal ajal ma juba võtan selatiini ja selatiinile lisaks siis panen vett, külma vett. Lasen tal natukene paisuda. No nii, ja nüüd see kirsimoos keeb nii kaua, kuni suhkur ära sulab ja natuke mullitama hakkab, siis paneme juba selatiini ka sisse. Nüüd, kui ta on valmis, siis ma keeran kuumuse välja, panen siia paisunud selatiini sisse ja sulatan selatiini sisse ära. Korraks blendrisse ja laseme korraks kirsid väiksemateks tükkideks, et see mõnusalt läbi terve koogi ära jaguneks. Ja pulseerime selle jaoks, et kirsitükid jaotuksid ühtlasemalt koogi sisse ära. Nüüd on moos valmis, jätame selle siia, natuke jahtub ja saame juba edasi liikuda koogi enda peale. Kõigepealt võtame vahukoore. Vahukoorele me lisame tuhksuhkru, vahustame ilusti ära, tugevaks vahuks. Ja nüüd, kui vahukoor on vahustatud, siis me kasutame toorjuustu ja see on üks väga eriline toorjuust, mida veel turul ei ole, aga mina olen saanud kasutada ja see tegelikult ei pea olema toasoe enne, kui me vahustama seda hakkame, sest see on tegelikult hoiab väga hästi vormi, aga samas vahustub mega kergelt ära, et ma loodan, see tuleb varsti turule ka, aga no, kes teab, on ju. Eraldi kausis paneme toorjuustu, toorjuustule lisame vaniljesuhkrut, natukene soola ja sidrunikoore ja mahla. Segame kõik ilusti ühtlaseks ära ja nüüd on meil kirsimoos juba jahtunud. Jahtunud kirsimoosi paneme toorjuustule ja kui toorjuust on kirsimoosiga segunenud, siis kuule, juba päris ilus roosa on ju. Nüüd, kui meil on toorjuust segunenud koos kirsimoosiga, võtame selle sama vahukoore ja vahukoore segame ilusti siis sisse ära. Õrnalt, et ta ilusti jääks siuke õhuline. Ma panen vormi äärde nüüd sellise spetsiaalse ääre, kileäär, mis aitab mitte nendel koogi külgedel siis ääre külge nakkuda.
see on spetsiaalne äär, kui sul seda ei ole, siis sa võid kasutada ka tegelikult küpsetuspaberit, täiesti hästi toimiv. Nüüd paneme selle taigna siia sisse ja silume pealt ära. Ja nüüd külmkappi. Samal ajal ma teen juba šokolaadikreemi jaoks põhja ära. Ma panen siia vahukoore ja sulatame vahukoore ära. Samal ajal ma juba siia nõusse panen šokolaadi ära. Okei, näed, juba vahukoor keeb. Tavai, paneme vahukoore šokolaadi peale. No näed, nüüd on natuke seisnud, segame ära ja ongi kreemine, mõnus šokolaad. See läheb nüüd külmkappi ja ootab siis serveerimist koos meie valmis toorjuustokoogiga. Toorjuustokook on siis külmkapis kuskil 4 tundi. Šokolaadikreemi jaoks, ma võtan lihtsalt selle käsivispli, vispeldame ära, väga hea, näed, ilus kreemine vaht. No nii, ma võtsin nüüd koogikapist välja ja ma ütlen päris ausalt, ega ma kunagi ei tea, kuidas see välja tuleb. Magusosa on siin, las ta jääb natuke siia, natuke mõrusust ka kõrvale. Me tegime selle šokolaadikreemi siia valmis, me vahustame selle ära ja pritsime peale. Pärast natuke kirsse, natuke mandleid, natuke piparmünti ja perfecto. Aga ma võtan kohe endale käsimiksri ja ma lasen teda natukene nii-öelda keskmisel kiirusel natuke vahtu. Nii, paneme enda siis pritskotti, millel on siis tähttüll otsas. Ma panin vahepeal kile kadale peale, et ära ei kuivaks. Ja nüüd saame siis tõe hetkele natuke tähelepanu. Pritsime ilusti siia kreemi peale. Väga hea. Ja kaunistuseks kokteilkirsse, kuna meil värskeid kirsse ei olnud, siis kokteilkirsid sobivad väga hästi. Ja lisaks natuke mandlit, võid ka natuke piparmündi lehti panna ja voilà, imeline. No nii, ja siis kui tahad serveerida, pane kuskile ilusa aluse peale ka veel, klaasist alus, nagu näiteks minul sellel pildil on ja. Aga nüüd on kõige olulisem osa. Hakkame nautima. Ma ei saagi naisele. Nüüd saan. Aga proovime siis. Ja nagu ma sulle ütlesin, sa võiksid natukene kauem teda hoida külmkapis. Mina lihtsalt ei jõudnud oodata, aga okei, ma proovin nüüd koos kreemi või see šokolaadikreemiga. Kõik laguneb ära ja kõik on väga raske ühe tüki peale saada. Magus, hapu ja mõru, kõik ühes. Ma ütlen ka teile tegelikult, et ega need filmimised kerged ei ole. Mõni päev sul lihtsalt ei ole aega. Ja siis tulebki nii-öelda pool valmis kook serveerida. Muidugi oleks parem, kui ta oleks saanud natuke kauem seista, aga ega maitse selle pärast ei kannata. Aga okei. Aitab küll. Ma söön nagu nii selle kõik ära. Mitte nagu tervet kõike seda, nagu selle. Nii palju ma ka ei jõua korraga süüa. Aga proovi järgi, naudi ja ole sama mõnus edasi, on ju. Head rahvusvahelist kirsi toorjuustokoogipäeva ja naudi seda küpsetamata toorjuustokooki, on ju.
Davaiks, aitäh sulle, et sa mind vaatasid. Anna mulle kommentaarides teada, mida sa järgmisena teha tahaksid ja võib-olla juba teengi. On ju? Davaiks, tšau!